Mina olen endiselt Ave Lauringson. Mina juhin esitluskeskust, aga viimased Eesti kõnesikud ja koolitused on läinud ka nii, et ma olen juhtinud kõiki paneele ja see on mulle endale väga huvitav väljakutse, sellepärast et ma õpin nii palju nende paneelide ettevalmistuseks. Me oleme siin kolmekesi, et väga ootamatute sündmuste tõttu me viimegi seda kolmekesi läbi, aga COVID IT on küll selline teema, millest me ei ole mitte kunagi siin varem rääkinud ja selles keskuses, kus me tegelikult keskendume väga tugevalt Eesti digiriigi eduloole. Ei ole ka COVID IT olukord väga sageli pildis. Ja me arvasime, et on õige aeg võtta lausa julgus kokku ja keskenduda sellele teemale ja arutelule. Just. Et järgmise tunni jooksul me vaatame siin sisse läbi ühe uuringu, mida on Proud Engineers ja Hille teinud ja siis meil on ka Hille Insberg ongi Proud Engineerist, kes töötab seal tootejuhina ja Katrin Rajamäe on Eesti Linnade ja Valdade Liidu IT-projektijuht, kes oskab võib-olla vaadata sellises kesksemas vaates seda COVID olukorda. Võtame ka lahenduste peale. Kui siin saalis on mõne KOV-i esindaja, see võib kohe käe püsti tõsta, sest me saame kohe küsimusi ka temale suunata. Mitte ühtegi KOV-i inimest ei ole, väga huvitav. Enne kui ma jõuan ka saalile esimese soendusküsimise esitamiseni, siis võib-olla kiiresti ka kodukorrast, et te näete, et me salvestame siin, et sellega te peate arvestama. Kõik küsimused saalist on väga teretulnud, kuigi ma olen ka siin päriselt palju neid ette valmistanud. Ja nagu ikka panelistid võivad ka teineteise mõtetesse nagu sekkuda öelda, et ma ei ole absoluutselt sellega nõus, kuigi täna pigem me tundume, et me oleme siin väga tugevad partnerid tegelikult kas või selle uuringu tellija ja teostaja valguses. Nii, kuna varasemalt me oleme alati panelistidele soendusküsimusi esitanud, et neid niimoodi aktiviseerida, siis täna esimene küsimus tuleb hoopis saalile. Ja ma mõtlesin, et andke kas või isiklik hinnang, ma ei tea, mis see teadmine teil sellest olla võib, aga see tunnetus kas või siis, et mis võiks meil COVID IT olukorraga olla teie hinnangul? Ja kuidas te tunnetate või lausa teate, et see asi seal on? Ja esimene käsi püsti ja siis Mikker tuleb siit teie juurest. Ma võib-olla küsin siis hoopis nii, et kui te oskad nagu öelda selgituse mõttes või näitevara siis hinnangule, et 1-10 skaalani, et kus te arvate seal skaalal? 1 on suurepärane ja 10 on suurepärane ja 1 on täitsa metsas, et mis number te siis sellele olukorrale võiksite anda seal? Kas kõik on Tallinna omavalitsuse inimesed? Jah, mul tekkis ka see küsimus, et kui palju on teist Tallinnast? Muhu vald. Jah, et lihtsalt ma küsida, et kes ei ole Tallinna elanik. Digipiir ilmselt jooksebki suurte linnade ja kõike muu vahel. Suuresti küll. Aga ühesõnaga, mulle tundub, et see võib olla ka hea peegeldus, et me tegelikult isegi ei tea, mis seal valdades ja omavalitsustes tegelikult toimub. Ja meie ekspertidega siin laval on tegelikult võimalik sellele siis pilku heita. Aga võib-olla konteksti loomiseks, Katrin, et äkki sa tead, kui palju, Eestis on väga raske öelda, milline on keskmine omavalitsus, eks ju, aga kui suurt hulka infosüsteeme ja erinevad e-teenust siis nagu lahendusi peavad siis nagu keskmised omavalitsused üleval üldse pidama? Mis see number umbes on? Jah, et kuna siin on hästi palju Tallinna elanikke, siis ma kohe ütlen, et Tallinnal vaatasin eile on üle 100 e-teenuse ja mis eristab neid päris palju teistest omavalitsustest. Ehk siis, kui me võtame keskmise omavalitsuse, siis kellel üldse on e-teenused. Meil on umbes 1/3 omavalitsusi, kellel ei ole e-teenuseid. E-teenuse all me mõtleme seda, et sa logid sisse ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID-ga ja sa saad teha digitaalselt avalduse ja see läheb läbi infosüsteemi kuskile. Et e-postiga seda me ei loe nagu, aga umbes 1/3 on veel Eestis omavalitsusi, kus sa pead ikkagi e-postiga saatma või minema koha peale selleks, et avaldust teha. Et kõigepealt lihtsalt selline fakt kohe taustaks. Aga need, kellel on juba e-teenuseid, et keskmiselt on kuskil 10-15 neid. Sellised põhiasjad, põhiavaldused, load, registreeringud, näiteks sünnitoetus, esimese klassi mineva lapse toetus. Siis haridus poole pealt on selline huviharidus toetus, siis osadel
omavalitsustel on ka siis see esimesse klassi lapse nii-öelda järjekorda panek, eks ju, või nii-öelda selle sinna piirkonda panek, et selle jaoks on ka olemas eraldi siis infosüsteem samamoodi lasteaeda panekuks ja siis infosüsteem seal taustal siis teeb seda paigutust. Et need on võib-olla sellised põhiasjad ja muidugi sotsiaalpoole pealt. Sotsiaalpoole pealt on pigem vähem natuke e-teenuseid just sellepärast, et seal on hästi oluline see selline abivajaduse hindamine. Ehk siis mitmete teenuste või toetuste puhul on sul vaja ikkagi sellist nagu otse kontakti selle kodanikuga, et siis hinnata seda, et millist abi ta tegelikult vajab. Jah. Et jah, ütleme, et seal kuskil 10-15 e-teenust on selline keskmine ja tegelikult neid infosüsteeme, mida omavalitsus ka pakub, tähendab, mida ta kasutab, neid keskmiselt on umbes sama, aga nende e-teenuste jaoks on valdavalt ainult paar nendest kasutusel. Ülejäänud on nagu sisemiste protsesside kasutada. Noh, näiteks dokumendihaldussüsteem, raamatupidamissüsteem, osadel on personali haldamise infosüsteem ja nii edasi, et neid on jah, keskmisel on seal pluss, nad peavad veel kasutama riiklikke andmebaase registreid. Rahvastikuregistris tegelikult teeb ka kohalik omavalitsus toiminguid. Ta teeb toiminguid, on selline sotsiaaltoetuste eraldi register STAR. See on nagu kui te kohalike omavalitsustega suhtlete, siis see on nende jaoks nagu täiesti selline hästi halb näide riigi ja KOV-i koostööst, et riik nagu on arendanud nii-öelda oma osa ilusti ära aga nagu KOV-i ametniku vaadet või nagu vajadust ei ole seal nagu üldse ära lahendatud. Ehk siis seal tuleb hästi palju käsitööd teha lisaks vahel. Et see STAR ei ole nagu üldse hea näide meie sellest digiriigist, ütleme nii siis. Ja see sotsiaalivaldkond on nagu väga mahukas, et sealt käib väga palju nagu siis toetusi ja teenuseid läbi. Ja. Aga ma sissejuhatuseks tegelikult jätkakski sinuga selles osas, et mis siis sundis teid uuringut tellima selleks, et kaardistada kogu seda nii infosüsteemide kui e-teenuste arenduse ja kogu selle problemaatikaga seotud olukorda. Et äkki sa tood nagu mõned olulisemad valupunktid või võib-olla küsimused, millele te otsisite vastuseid enda jaoks sealt uuringust välja? Üks soov oli kõigepealt see, et natukene saadagi seda pilti ette, et millised need infosüsteemid siis on, mida kohalikud omavalitsused kasutavad peamiselt, eks ju, oma teenuste osutamiseks ja see, et kui palju siis on see kontroll nende käes ja kui palju on see tegelikult selle infosüsteemi omaniku käes. Sest meile juba oli teada see, et valdav osa infosüsteeme on siis eraettevõtete pakkuda ja valdavalt on seal sellised tüüplepingud. Meil oli nagu see kahtlus olemas, et seal turul on natukene selline imelik olukord, mis võib-olla ei ole kõige parem ja õigem. Ja sellele nii-öelda kahtlusele kinnituse saamiseks me tegelikult selle lähteülesande kokku paneme. Ja seal on nagu teised nüansid veel, et nagu andmekaitse, et kus siis andmeid hoitakse, kellel on kontroll andmete üle, kas KOV-il on üldse tagatud. Et üks ajend oli ka siis GDPR tegelikult selle analüüsi jaoks. Et teada saada, et kuidas ikkagi see andmete kaitse on nende just nagu nende väliste teenusepakkujatega koostöös tagatud. Ja nüüd saab Ille alustada sellega, et ta teeb kõigepealt samal skaalal, olles nüüd väga teadlik tegelikult COVID-id seisundist hinnangu ka, et mis hinde siis sina, kui see uuringu läbi viia ja sellesse nagu süvasukeldumise teinud ekspert annad? No kõigepealt jah, ma mõtlen kogu aeg oma peas, et kust alustada, et Katrin rääkis ära, et mis see nagu see tunnetuslik pilt oli ja eks meiesugused ju võetaksegi tööle, tegime pakkumise sellepärast, et on mingid hüpoteesid püstitatud ja siis otsime nendele vastuseid. Ja rääkisime sõna otseses mõttes, tegimegi intervjuusid 32 omavalitsusega. Nüüd tehke peas arvutus, kes teab, mitu omavalitsust Eestis on. 71. Tubli Kristina, väga õige. Ja võt see number ja see hulk, eks ole, et esiteks ei ole kattev uuring, teiseks me ei teinud mingit kvantitatiivset uuringut, ma pean selle metoodika ära ütlema, sellepärast, et jube ebaõiglane oleks nüüd üldistada, eks ole, Tallinn ja Kihno paneme kokku, jagame 2 ja siis saame sellise olukorra. No ei ole õige. Et meie tõime välja selliseid
leidusid või selliseid ka näiteid või seda olukorra hinnangut, siis tõesti ütleme, vastates nendele küsimustele, kuivõrd täidetakse riigi poolt seatud nõudeid, ehk siis kõik see õiguslik nii-öelda raam ja kõik need standardid ja riik on ju teinud, riik, ma ütlen MKM ja RIA kõige rohkem, on ju turvalisust puudutavad standardid, rääkimata andmete haldamist puudutavad standardid, osad on kohustuslik nagu seadused, osad on ettekirjutused ja sellised tungivad nii-öelda kõigile ühtemoodi jälgitavad sellised soovituslikumad või nagu mitte nii kohustuslikud, et kuidas näiteks andmete kvaliteeti tagada ja kuidas neid käidelda ja kus neid hoida. Et neid kõiki, tere Ivar, neid kõiki me riburada pidi vaatasime ja saame siis rääkida nende 32 omavalitsuse pinnalt ja 20 infosüsteemi pinnalt, mis meil olid nagu käes vaadelda, et mis pilt sealt selgus. Ja tegelikult me ju ei tahtnud teha mingit auditit, et kui ma ütlen teile, et infosüsteemid on Veeras, Poku, BMN, Arno, võib-olla ei ütle nagu kõigile teile väga palju, aga meil ei olnud eesmärk, et kuidas siis ikkagi näiteks haridusvaldkonna infosüsteem Arno, et kas seda ikkagi käideldakse nagu igas omavalitsuses õigesti. Et see ei olnud eesmärk, aga vaatasime, kuidas selle IT-värgiga, kuidas selle juhtimine toimub, mismoodi on igapäevane praktika korraldatud, kui palju inimesi sellega tegeleb, kui palju raha selleks jagub. Ja alustame siis sellest otsast, et inimesi ja raha ei jagu. et see, ja ma arvan, et ei ole mingi selline uudisväärtus, sest seda te loete lehest, eriti viimastel aegadel on jälle see COVID olukord olnud väga päevakorral. Aga see tähendabki seda, et kui ma panen praegu silme, et ühe näiteks vallasekretäri või sotsiaalosakonna siis sisutöötaja, ütleme siis see sotsiaalnõunik, keda on täpselt üks või isegi pool kohta ühes omavalitsuses, ta istub selle oma arvuti ees igapäevaselt, tal on 7 erinevat tääbi, 7 erinevat infosüsteemi korraga lahti. Enamik neist on riigi omad. Ja siis tal on, ütleme, vasakul käel on siis e-mailid, mis on sisse tulnud inimestelt taotlusega, siis tal on kuhipaberit, mis on inimestelt antud avaldused ja siis tal on võib-olla selles oma, kumb see nüüd oli, Poku näiteks on taotluste esitamise infosüsteem, siis selle kaudu tulnud mingi info, ehk siis keegi meist on öelnud, et tal on midagi vaja. Ja see, kellel on midagi vaja, tal on jummala ükskõik, kas tal vajab seda KOV-i käest või riigi käest. Et temal on nagu, see onski see teenus, eks ole. Riik on üks. Ja siis see sotsiaalnõunik võtab siis vasakult poolt kuhjast, ükskõik millisel viisil laekunud selle inimese nii-öelda tahte ja tõstab selle siis vastavasse infosüsteemi ümber. Ja kui teil tuli ka see kulunud metafoor sellest porgandimasinast silme ette, siis meie nägime seda korduvalt. Et me räägime siin XT-st ja tohutu interoperability ja koosvõime ja kõik asjad riigis käivad nagu kellavärk ja vaat omavalitsuses on see pilt, nagu ma kirjeldasin. Et omavalitsuse ja riigi vahelist koosvõimet praktiliselt ei ole. Ja seepärast on ka keeruline seda sellist nagu üldist hinnangut anda, et nad kõik saavad selle olukorraga hakkama. Seda võib küll öelda, et ühel või teisel moel keegi ei jää ilma teenuseta, ei ole mingid selliseid, et nüüd lendab mingi asi kohe õhku, eks ole, kui mingeid standardeid või nõudeid ei täideta, aga ta logiseb. Ja me võime välja tuua, kus kohast ta logiseb, aga võib-olla on ka mõned head näited tõesti, et kus on nagu päris hästi korraldatud. Ja teate, mis see, kus on päris hästi korraldatud, ei ole üldse mingisugune tohutu infotehnoloogiline mingi ressurss või nutikus või investeering. Need on korda tehtud äriprotsessid.
need on teenuse osutamise viis, siis selle tagakontori back office'i ehk siis needsamad raamatupidamine, dokumendihaldus, omavaheline siis osakondade vaheline info liigutamine. Need on need protsessid, mis on kõigepealt üle vaadatud. Need on võib-olla need samad teenused, mis on ära kaardistatud, ehk kas need on 15 või 20, mida meil on tarvis pakkuda. Ja siis sellelt pinnalt, selle nii-öelda pildi pinnalt, kuidas me siis nende digilahendustega neid protsesse toetame ja milliseid meil on vaja, milliseid ei ole vaja, mis olukorras nad on, siis hakkab alles see pilt lahti kerima. Nii et kui me praegu püsiksime ainult nii-öelda digiasjanduse pinnalt, siis minu meelest me võiks koju ära minna, sellepärast et see teema on palju kihilisem kui see IT asjandus, mis on võib-olla see kõige viimane kiht, eks ole, aga räägime sellest kihist ka. Me räägime sellest kihist ja lahendust ka, aga mul tuli praegu üks niisugune nagu seos või te peate nagu kinnitama, ümber lükkama. Kui me siin teeme oma väliskülalistele neid esitlusi ja räägime nagu sellest kodanikukeskusest ja kõigest ka, eks ju, siis nagu seda kodanikukeskust tegelikult me ei tohi ka siin ära, kui me räägime omavalitsuse teenustest ära unustada. Ja siis samas me ütleme ka, et miks on nii palju erasektori teenusepakkujaid tulnud kas X-tee näiteks juurde, sellepärast, et see tarbitav teenuste hulk erapoole pealt on oluliselt suurem kui see, kui ma nagu riigiga mingisugust tehingut selles mõttes teen, eks ma ei tea, kas ma valin või mis iganes, see on üksikud episoodid. Aga kui ma kuulan nagu teie juttu ja püüan ennast mõelda nüüd sellise omavalitsuse nagu elanikuks, siis see nagu suhtlus omavalitsusega nende teenuste puhul on oluliselt tihedam. Alates sotsiaalharidusega, seal on ka võib-olla mingi kinnisvaraga seotud, ma ei tea, üldine olme, kalmistud, olme, loomad, ma just, list läheb nüüd väga pikaks. Ja siis ma mõtlen, et kuhu see kodanikukesksus siin nagu siis kadunud on ja see mugav teenus, eks ju. Kus on, kui ma mõtlen, et eestlane võib-olla nuriseb oma digiriigi mõttes küll, aga siis ma olen alati mõelnud, et mida ta siin nuriseb, meil on ju kõik hästi. Aga ta võiks ju palju rohkem nuriseda, kui me kuuleme nagu sellest olukorra pildistusest, mida teie siin vahendate. No, tahad sa kõigepealt kommenteerida? Jaa, aga ütleme, et ega keskmisel omavalitsusel, miks võib-olla need asjad ka nii on, et asi saab alguse tegelikult juhtimisest. Ja ka see analüüs väga kenasti näitas, et ega juhtidel väga suurt huvi selle valdkonna vastu ei ole. Ja siin on ka üks hästi, ma arvan, pragmaatiline lihtne põhjus, et ega valija väga ilmselt ei nõua selliseid digilahendusi või ütleme, et see ei ole nagu ilmselt see, mis toob omavalitsuse volikogu liikmele tohutu hääli, kui ta hakkab nende digiteemade eest võitlema, sest paljudega kodanike jaoks jäävad need arusaamatuks. Et tõesti, et teenus nii-öelda toimib, sest omavalitsus tihti ka seostatakse, koolid, lasteaiad, lumi on lükatud, eks ju, tänavad on puhtad, et sellised on nagu need baasteenused, mida võib-olla ka omavalitsusega seostatakse, et see, et seal mõnda avaldust teha digitaalselt või mitte digitaalselt, et võib-olla see ei ole lihtsalt nii primaarne asi. Ja see on, ma arvan, ka üks argument, et just, et see juht, tippjuhte, siis vallavanemad, volikogu esimehed, see digiteema natukene jätab külmaks, et neid on väga vähe ikka, kes, ma arvan, neid võib ühe käesõrmedel ilmselt kokku lugeda, kes tegelikult selle seavad endale nagu üsna prioriteetseks. Üks on prioriteetsus ja teine on see, et neil ei ole ja võib-olla ongi nagu palju oodata seda teadmist. Aga mida me tõesti nägime, on see, et niisugune strateegiline vaade, et mida see digivärgindus võib meie jaoks teha, oli praktiliselt puudu. Tallinnas on see olemas, Tartus, Pärnus oli seda näha, võib-olla need Tallinna lähiümbruse nagu vallad oli seda näha, nendes lähiümbruse valdades jällegi miks? Mitte, et siin oleks nagu kuidagi lõpetan Tallinna Tehnikaülikooli ja lähen IT tegema, vaid äri. Inimesi on niivõrd palju juurde tulnud, sul on hing vaja nendega midagi peale hakata, sul on vaja lasteaia kohad ära jagada, korraldada seda logistikat, kes see hing jõuab seda Exceli peal teha. Sul on vaja teha seda automatiseeritult. Et see on tinginud nende nagu strateegilise vaate ja täieliku ümberkorralduse näiteks Rae valla eesmärgi. Täiesti ümberkorraldus, kuidas me juhime oma teenust, oma seda
elanike nagu hakkama saamist, et me ise saame hakkama, sest ametnikud peavad sellega toime tulema ja siis vaatame, kuidas me selle nagu juhtimise struktuuri ja need digilahendused omavahel nagu kooskõlla saame. Et kus seda ei ole, kus on pigem tõesti see, et üks väga tubli vallasekretär teeb oma tööd, teeb IT-juhtimise tööd, teeb õigusnõuniku tööd, teeb võib-olla veel mingit hariduse valdkonna tööd. Väga raske on temalt oodata seda sellist nagu digiühiskonna tunnetust või seda strateegilist vaadet, sest ta lihtsalt vaatab, et tal miski nagu vigade tõttu ei jää tegemata või ei lähe katki. Ja sama teevad tegelikult need IT-juhid, kellest on kompetentsi, aga nende ülesanne on vaadata, et miski ei ole katki. Neilt ei oodata sellist asja, et näiteks, et kui me nüüd võtame sellise investeeringu ette ja automatiseerime veel mingi protsessi ära, siis me saame sealt andmeid ja siis me saame andmete põhjal teha tarku juhtimisotsuseid. Ei ole sellist asja. Mulle tundub, et meie see vestluses on see põhi on praegu kätte jõudnud, et enam halvemaks minna ei saa. Üks markantsemaid asju, mida mina selle uuringu läbilugemisel seal välja lugesin, oli see, et mingi X omavalitsuse IT-strateegia on sellesama IT-juhi ametijuhend. Et sealt enam hullemaks minna vist ei saa. Omavalitsusjuhi jaoks on see, et tal arvuti, eks ju, töötab hommikul, lähed, meilid tulevad sisse, internet on, siis on nagu kõik on tegelikult fine. Just, aga nüüd me võtame vestluses kursi ülespoole ja hakkavad tulema lahendused ja head näited ja head näide. Ille juba ütles Rae vald, et ma läksin vaatama selle aasta seisuga, elab seal 24 000 inimest. Ja kui minna selle valla kodulehele ja jõuda sinna e-teenuste nagu rubriiki, eks ju, ma lihtsalt annan teile nagu need rubriikide pealkirjad ja siis teie kõvasti ütlete mulle, millega see kõik teile assotsieerub või kus te ise käite regulaarselt. Minu laps läheb kooli, olen noor, minu peres on eakas, lapse sünd. Kus see teile tuttav ette tuleb? Mis portaalist? Eesti.ee, täpselt. Ehk siis sündmusteenuse põhiselt üles ehitatud ja see loetelu jätkus seal, ma arvan, see oli mingi 14 või võib-olla erinevat rubriiki. Ja siis ma vaatasin küll, et saab küll, et kahju, et ei ole täna Hannest siin meie juures, kes oleks selgitanud seda, et kuidas nemad said, kes olid need partnerid, kuidas seda kõike nagu ilmselgelt ka mingist väga segasest olukorrast kunagi rajama hakati, aga see on väga-väga hea näide sellest, kuidas saab. Aga enne kui me räägime nendest lahendustest, võib-olla mida teie välja pakkusite uuringus, ma küsiks Katrin sinu käest, et kas sa tead, et kui sealt uuringust tuli välja, et seal on kompetentsiprobleem ja rahaprobleem ja uuringu tegijad samamoodi ütlevad, et raha täna enam ei lahenda olukorda, vaid just nagu see võib-olla parem süsteemi nagu loomine, kompetentside jagamine, kui palju praegu omavalitsused üleüldse ise koostööd teevad kompetentside nagu jagamisel, teineteise toetamisel, nõustamisel, et Eesti on igas valdkonnas väike, meil on väga väike küberturbe kogukond, meil on üldse väga väike e-riigi arenduskogukond, et see kõik käibki nagu sellise ühise organismina tegelikult, et erast avalikku ja avalikust erasse, eks ju. Aga kuidas omavalitsused koostööd teevad selles osas? Jaa, teevad. Tegelikult see organisatsioon, mida mina esindan, Eesti Linnade Valdade Liit, see ongi MTÜ ehk siis kohalike omavalitsuste katusorganisatsioon, et kõik omavalitsused on selle liikmed ja see on üks olulisem esindusorganisatsioon ka siis riigieelarve läbirääkimistel, et tegelikult siis Eesti Linnade Valdade Liit esindab kõiki omavalitsusi. Aga ID-valdkonnas see koostöö võib öelda on olnud natukene konarlik. Meid on selles osas toetanud Rahandusministeerium seni, et seda on siis viimase 4 aasta jooksul, et üht-teist on siiski paremaks läinud, aga see on hästi pikaajaline ja selline keeruline protsess, et nüüd me nagu soovime, et omavalitsused ise ka hakkaksid panustama sellesse koostöösse rohkem ja see tuleb pisut vaevalisemalt. Et tegelikult siin selles IT poolel, mis on nagu selline esimene asi ju, mis oleks hästi otstarbekas, kui olla hästi ratsionaalne, on ju need samad baasteenused, see arvuti nii-öelda hooldus, eks ju, et see, et sul on olemas nagu need tööriistad, et sul on olemas ühendused, et need asjad võiksid olla palju rohkem konsolideeritud. Et need on nagu tugiteenused tegelikult ju omavalitsustel, mis on väga ühetaolised. Aga siin tuleb nagu mängu see omavalitsuste autonoomia, et iga volikogu ju saab ise, tal on see ise siis nii-öelda enda määramisõigus, saab ise öelda, mida ja kuidas tehakse. Ja 79 ühte jalga käima panna on natuke keerukas.
aga nad koostööd teevad. Võib öelda, et siin Harjumaal on just väga hea näide on nendest maaomavalitsused, me nimetame vallad on nagu maaomavalitsused, kuigi ma ei saa Rae ja Viimsi nagu kohati ei tundu, eks ju maaomavalitsused, kui kuskilt kaugemalt vaatad. Ja Saue on näiteks 3 omavalitsust, kes siin Tallinna ümber väga tihedalt koostööd teevad. Nüüd on Harku ka nagu aktiveerunud. Ja Lõuna-Eesti pool ja mujal, et seal on natukene hoopis teistmoodi ja Kagu-Eestis omavalitsused teevad, aga muudes teemades nagu väga hästi koostööd. Samamoodi võib-olla Ida-Viruseks. Et see koostöö toimib täiesti, aga jah, et me näeme, et see 79 kõik tervikuna ühte jalga käima panna, see on nagu keeruline. Et siin on nagu natukene lihtsam seda teha regiooniti või mingite teemade põhiselt. Või nagu tõesti selle sama vajaduse, et jah, vajadused on erinevad neil. Need näited, mis sa tõid, on suhteliselt sarnased, eks ole, et siin ongi see, et kui meie küsisime, et miks te neid ülejäänusid kampa ei võta või nagu natuke järgi ei aita, neil on nii erinev see nagu lähtealus ja nad ei näe nagu need Viimsi ja Rae ei näe nagu pointi, et nad läheksid kuskile mujale nii-öelda õpetama. Aga ma natukene teen 2 asja praegu, ma viskan kivi jõuliselt ka pakkujate ehk siis nende infosüsteemide müüjate, nende lepingupartnerite kapsaaeda ühelt poolt ja teiselt poolt on ka häid näiteid, kus just nimelt selle süsteemi või tarkvara nagu pakkuja on ise teinud, ma ütleks ikkagi nagu järjekindlalt nüritööd, et saada neid omavalitsusi ühe laua taha. Ja miks tema seda teeb, siis näiteks hea näide on see, et ta tahab ju enda tööaega hoida kokku. Ta ei taha käia iga 79 juures ja täpselt sama juttu rääkida ja pakkuda neile uusi mingisuguseid tooteid või arendusi. Ja siis nad toovad kokku, sest neil on enda huvi ja nad räägivad läbi. Minu meelest oli Veera raamatupidamistarkvara selline, Amfora ka, et dokumendihaldus, eks ju, et tegelikult see on ju üks ja sama dokument, kui erinev saab olla omavalitsuseti nagu dokumendihaldus kui funktsioon. Täpselt sama raamatupidamine. Jah, ühel on rohkem kandeid, teisel on vähem, aga printsiibis on ju tõesti nagu sama. Või see finantsjuhtimise pilt, mis sa sealt peaksid kätte saama. Personalihaldus näiteks. Et kuidagi siis jah, need nii-öelda, et see põhiteenus, mille eest tunnistagem paljud omavalitsused on nõus makstama ja mitte rohkem. Ja siis need nii-öelda natukene siis võib-olla tublimad või suuremate vajadustega, kellel on siis nagu oma grupike, kelle jaoks siis tehakse mingeid nagu lisateenuseid või lisaarendusi. Et niimoodi on tehtud, see praktika on olemas ja see tundub, et ka toimib. Aga see nii-öelda jõulisem koostöö võiks ikkagi olla nende samade standardlepingute sõlmimise suhtes. Et siin on selline ingliskeelne väljend nagu vendor lock-in ja Eesti omavalitsused on täiega ennast purki ajanud nende lepingutega, sellepärast, et nad ei suuda kehtestada nagu omi endale sobivaid tingimusi. Sest neile öeldakse, väga tore, aga siis palun aastas mingi 6000 eurot juurde ja omavalitsus ütleb, ei ole. Ja see on niisugune muna-kanna probleem. Et nii-öelda võid ju ära lahkuda ka, võid ära lahkuda, aga sul ei ole alternatiivi põhimõtteliselt. Aga eestikeelset korralikku nii-öelda sisse töötatud tarkvara või seda sama teenuse osutamise platvormi ei ole võtta. Ja omavalitsus ei lähe kuskile maailma turule, et vaadata, et äkki on midagi nagu sealt, mida me võiks kasutada. On muidugi, aga see on teil hästi keeruline töösse panna. Ja tõesti mõnede infosüsteemide arendajad on nagu tuima näoga lihtsalt teevad ühte ja sama asja juba 10 aastat või rohkem ja kummalgi poolel nagu on nii kinni, et kumbki pool ei saa nagu sellisest nagu sisse juurdunud suhteliselt halvast praktikast välja. Aga mis on sellega suhtes probleemid, on see, et näiteks osad omavalitsused ütlevad, et meie tegelikult ei tea, kuidas selle turvalisusega asjas on. Aga kus need meie andmed on? Ei, seal küsige tema käest, et tema ju pakub meile seda teenust. See ei ole okei, eks ju. Et ma ei ütle, et iga 79 omavalitsust peab minema iga selle infosüsteemi pakkuja juurde ja küsima, et palun näidake mulle ette, kuidas te täidate neid ja neid nõudeid, standardeid, turvalisusi. See oleks ka nagu üledimensioneerimine.
aga siin võiks olla mingisugune keskne roll, et võtame siis, need on need riigi poolt kehtestatud nõuded, need on need meie raamistikud, see on, GDPR üldiselt on ikkagi korras nende asjadega, aga üldiselt hea. aga et just, et keegi oleks see keskne, kellel on vastav teadlikkus olemas ja kes käib siis läbi neid infosüsteeme, et kas seal on kõik okei. Peetril on küsimus. Väga hea. Peeter küsib. See vestlus on nii huvitav. Ma tahaks ka küsida, et KOKS-is on kirjas, omavalitsuse seaduses on kirjas kõik reeglid või need ülesanded, mida omavalitsused peavad täitma, need on 79 omavalitsusele kõik ühesugused. Pluss riigi omad. Ja pluss riigi omad. Paar aastat tagasi oli vähemalt juttu ja osaliselt on see ilmselt ka nii, et omavalitsused said sellised standardiseeritud veebilehed, mis aitasid väga paljusid omavalitsusi, et ma kuulan seda juttu ja see, et 79 omavalitsust peavad igaüks tegema täpselt ühte sama asja ja ise selle kõik välja nuputama. Et minule tundub see absurdne. Et selles mõttes, et kui meil on, siit on veel üks lüli, et kui riik, meil on üles alla ehitatud riik, eks ole, seadusega ette nähtud kohustused, et millised on riigi poolt või siis meil teatud spetsiifilised ministeeriumid ja ametnikud, kes tegelevad sellega, pakutavad need IT-portaalid, ühendatud teenused, need, mida kas on võimalik pakkuda sellist samamoodi nagu veebilehte ja siis mis sobiksid kõigile. Sa räägid praegu sellest, mis seal kõhus toimub, eks ole, et mitte nagu portaal, ehk see interface, vaid ikkagi need nagu... Põhimõtteliselt ükskõik, missugust seda infosüsteemi on vaja, eks ole, et kui on nii-öelda antud kohustus ja nagu sa Ille ütlesid, eks ole, suur mure on see omavalitsuse ja riigi vaheline koostöö, et mis on siis selle regionaalministeeriumi vaade sellele või et kas seal on ka mingisuguseid... Ütleme, analüüsi põhjal mina võin teha teile plakatid kätte. Lähme sinna Rahandusministeeriumi osakonda. Väga hea, me lähme radikaalseks. Ja ütleme, et mis asjad on need, mis tõesti peaks olema nagu sellise ühtse, kas siis liidu poolt seatud väga täpsed ülesanded või siis mingil muul viisil kokku lepitud, kes see keelab siis nendel omavalitsustel endal teha. See nagu tundub hästi loogiline, aga siin kohe jõuamegi sinna, et need on autonoomsed ja siis ongi see 79, et nad kõik saavad ju aru, et igal juhul ju on mõistlik, et igaüks ei arenda, eks ju, ise infosüsteemi, et paneme rahad kokku ja teeme ühise. Aga siin on nagu üks aga, et millegipärast omavalitsus kipub tihti ka vaatama nagu riigi poole nii-öelda käsi pikalt, et miks riik ära ei tee ja siis hakatakse nagu seda palli veeretama. Ja siis jääb see asi tegelikult kuidagi ikkagi lõpuks lahenduseta. Ja siis ütleme, et see kuskil 15 aastat tagasi minu arust on lastud nii-öelda see asi vabaks omavalitsuste osas ja siis see läkski nii-öelda vabale turule kuidagi selliselt, et tekkisid need teenusepakkujad, aga nagu kontroll täielikult nagu lasti käest ära ja siin ilmselt see hetk, riik ei tulnud appi, et oleks teinud neid. Tehti 3 platvormi, see sama veebilehtede näide, see oli üks, siis teine oli Anna teada, see on hea korra teavitamise infosüsteem, võib-olla olete sellega tuttavad ja siis kolmas oli volikogude infosüsteem Volis, et sellega saab ka kaasava eelarve hääletusi teha. Ja need infosüsteemid tehtigi kuskil 13 aastat tagasi ja 4 aastat tagasi Rahandusministeerium andis siis Eesti Linnade Valdade Liidule nüüd üle. Täpselt sellisena, nagu nad olid juba 10 aastat vanad, eks ju. Et võtke nüüd, anti natukene raha ka ja lootus oligi, et need omavalitsused võtavad nagu üle selle haldamise ja arendamise. Aga selge see, et nad kohe ei tahtnud sinna raha hakata alla panema, vaid meie liiduna siis pidime leidma selleks mingid muid välisvahendeid. Et nüüd me oleme 2 infosüsteemiga päris hästi, meil tulevadki uued veebilehed, et see platvorm saab uuendatud. Et iseenesest see on tõesti, mida me oleme ka näidanud, et ma olen tegelikult ka siin korra käinud vist või paar, et meil Eesti Linnade Valdade Liidus käib ka neid välisdelegatsioone üksjagu, et siis me alati näitame, üks ongi see veebilehtede, mis natukene neid kõnetab, sellepärast eriti sellised riike, nagu mis on võib-olla nagu arengujärgus ei ole nii tublid veel,
et see ühine veebilehtede platvorm, see ühine nägu omavalitsustel, et see on tegelikult selline, mis on huvi pakkunud ja see on tegelikult hea asi, et sa saad natukene ikkagi standardiseerida seda infoteenust, et sul on ühtemoodi see ja ühetaoliselt ja seal on siis ka kõik ära tagatud need nii-öelda kohustuslikud seadustest tulevad nõuded pluss ligipääsetavus ja muud asjad. Ligipääsetavusega oli enam-vähem asjad korras, see on hea näide, et siin tõesti inimesed ei jää ilma neile oma vajadustele vastavalt, nad saavad nendest portaalidest info kätte ja see ei ole ülemäära keeruline. Juhtum hakkab siis, kui riik teeb ettekirjutusi. Kes teeb ettekirjutusi, järelevalveorganid, on RIA, kes käib turvalisuse olukorda kontrollimas ja AKI, kes käib andmekaitse olukorda kontrollimas. Ja kui kuskile nad nii-öelda sisse sõidavad, siis see info levib väga kiiresti. Ja üks konkreetne case oli tegelikult infosüsteemi pakkuja viga, et ma jätan selle nime praegu nimetamata, aga nemad hoidsid meilisuhtlust, ütleme siis välismaa serveris, et ei olnud tegelikult GDPR-ile vastav. Ja see oli tükk aega tagasi, aga vaat see nagu ettekirjutus või see viis, kuidas siis üks omavalitsus, käis niisugune asi, kuidas nad tagasi saaksid nii-öelda selle e-maili massandmeid, eks ole, selle vahetuse, et kui nad siis selle lõpuks korda said, siis nii see halb juhtum, kui siis ka lahendamise moodus levisid väga hästi nagu teistes omavalitsustes, et loodetavasti see oli siis õppetund ja sellist asja enam teha ei saa. Aga andmekaitse, andmete haldus üldse, riik, MKM ja RIA näevad praegu väga palju vaeva, et ühtlustada seda nagu keskvalitsuse ministeeriumite tasandil, et kuidas see ikkagi peaks käima, mis on need nii-öelda head praktikad, mismoodi me neid andmeid kirjeldame, metaandmetega jutt ja tegelikult täpselt seesama nagu riburada peaks ka omavalitsustele tulema, sellepärast et jällegi siin ei ole mõistlik otsast peale hakata nullist mõtlema, vaid mõelda, kas siis kõik need samad riigi asjad on nii-öelda väärt või nagu vajalikud asjakohased, et üle võtta või äkki see on overkill, et äkki sealt mingisugune natukene lihtsam versioon omavalitsustele. Turvalisusega sama asi. Need on ühed ja samad nõuded, see on selge, et igas omavalitsuses on mingisugune varieeruvus nende riskide hindamisel, aga põhimõtteliselt peaksid olema samamoodi keskselt üle vaadatud, et kuidas see praktika siis ikkagi on. Ja just see, nagu sa ennem alustasid, et see kogukond, eks ole, et turvalisuses ju me teame, et ainult siis on võimalik kaitsta, kui kõik on nagu ühtemoodi teadlikud ja vahetavad omavahel infot, kui midagi juhtub või kas või mingi leke on või mingisugune rünnak on ju, et ainult nii, et kui sa jääd üksinda sinna silosse, siis sa oledki nagu kõige haavatavam. Et sellisel viisil saab nagu ka seda koordineerimist teha, et lihtsalt kindlustada. Jaa, aga uuringu nende lahenduste rubriigis on midagi hästi konkreetset, et ärme rahast räägi sellepärast, et see raha minust käis seal ka, et see lõputu raha nagu juurdepanek ei muuda, kui sina ütled, et see äriprotsessi loogika, et see on õige nagu äriprotsess, et see tegelikult tagab juba nagu edusammud, et kuidas me need äriprotsessid paika saame ja võib-olla teil on veel seal mingisugused isegi kardinaalsed, et lähme nagu hulluks, sellepärast, et siin on auditoorium, kes võtab täna võib-olla mingi sõnumisid kaasa, mida me pärast proovime selle paneeli kokkuvõttes kujundada ka. Ja kui me ise nagu ei ole ka need eestkõneled või räägi selle, et me peame midagi muutma hakkama, et siis toimubki 79 palliviset kuhugi suunas, mis tegelikult sihile ei vii, eks ju, et midagi hästi konkreetset või millesse meie saaksime nagu kaasa kajada. Vabandust, aga ma kohe väga konkreetsega ei alusta, aga ma tahaks lihtsalt seda öelda, et kui te kõneisikutena, et ei saa eeldada, et see riigi nii-öelda infosüsteemi arhitektuur täpselt peegeldub, eks ole, KOV-ides. Esiteks see ei ole olukord ja teiseks seda ei saa ka niimoodi, et see ei ole nagu ideaal, et täpselt võtame üks ühele ja kõik see mudel, mis on nagu riigis püsti ja väga hästi toimib, et see õnnestub kuidagi nii-öelda copy-pasteerida omavalitsustel, et see kindlasti ei lähe. Aga mismoodi siis läheks, on just nimelt mingite funktsioonide tsentraliseerimise kaudu. Ja see oli ka meie ettepanek, et vaatame selle üle ja mida on võimalik
noh, võtta ära 79-st ja teha mingi kas uus keha või kokkulepe senise kehaga ehk siis liiduga, et anda nii-öelda need ülesanded üles, et igaüks ei pea sellega maadlema ja tegelikult me juba mainisime, et see on ennekõike on turvalisus, siis võib-olla need nii-öelda ühised hanked, tellimused, et kui siis on, kas tõesti on vaja see dokumendi haldussüsteem välja vahetada või on vaja sinna mingi oluline arendus-parendus teha, et siis koondame need jõud, kui mitte kõik kokku ja korraga, siis mingisugused pundid korraga. Noh, on ja jääb vajadus ikka seda juhtkonna kompetentsi, eks ole, järele aidata, et nad küll vahetuvad ju sagedasti, et paraku linnade ja valdade juhtkond nagu ei ole väga püsi, me vaatasime seda ka ja see on tõesti üsna sihuke volatiilne, aga et nii järeldus ongi, et püsivalt kogu aeg regulaarselt on vaja ikkagi pakkuda seda ühiseid arutelusid ja ka koolitusi ja noh, tegelikult sellele annavadki aluse need riigi plaanid või riigi arendused. Üks on see e-ITS ehk siis uuele turvastandardile üleminek, mis toob kaasa selle, et ikkagi peab need teenused vaatama üle ehk need äriprotsessid üle vaatama, et see ei ole ainult see, et kas mul on nagu tehnoloogiliselt kõik okidoki, et see on olnud minu meelest üsna mitmele juba selline lükke, et tuleb hakata neid kaardistusi tegema ja üle vaatama. Ja teine on siis seesama proaktiivsed ehk need sündmusteenused. Et siin ei saa loota nii-öelda alt üles initsiatiivile, sest omavalitsused neid kunagi nagu ise niimoodi algatama ei hakka. Need on oluline lüli selles ahelas, aga see, kui riik tahab öelda inimesele, et vaat sa saad nagu ühest torust, eks ole, või ühe protsessiga kõik need asjad automaagiliselt aetud, siis riik peab vaatama, et need lülid, mis tal seal kuskil vahel on, seesama porgandimasin, et see üks nagu saab, eks ole, järgi aidatud, et ei ole enam seda, et ma tõstan käsitsi sinna staari ümber. See on proaktiivsusele mõeldes ju täiesti jabur, on ju. Et kui ei saagi ära digitaliseeritud, isegi nagu seda omavahelist suhtlust ei saa korda, no mis proaktiivsusest me räägime siis? Aga Katrin, sa oled kursis nende pakkumistega juba, millega võiks pihta hakata. Kas te olete millegagi juba pihta hakata? Mis on need madala rippuvad õunad? Mis on pigem raskesti teostatav ja kes teil on nagu abiks selles või keda te ootate on teile sinna appi, sest te olete lihtsalt ka üks liit, eks ju. Et ei ole nagu loogiline mõelda. Absoluutselt, et teil oleksid meeletud ressursid ja pädevused kõike seda nagu tegema hakata, et no tegelikult see analüüs on olnud nagu hästi-hästi tänuväärt, et meil on väga-väga hea meel, et teil on tõendused selle kohta nüüd, eks ju, tõendusmaterjalid. Et selles mõttes, et see ikkagi nagu veidikene raputas ja äratas nii siis kohaliku omavalitsuse poolt kui ka tegelikult riigi poolt, sest tuleb tunnistada, et päris paljudel ka nii-öelda riigisektori esindajatel ei olnud ikkagi seda pilti, et mis seal kohalikus omavalitsuses päriselt toimub. Et see jääb nagu kaugeks ja eemal, see on see nii-öelda see põllul on ju, et mis seal põllul öeldakse vahel niimoodi ministeeriumides, et põllul seal on nii ja naa. Et tõesti me näeme nagu seda kahelt poolt, et see riik ja kohalikud omavalitsused kohati ikkagi elavad nagu teistes nagu maailmades. Ja ilmselt see ei ole ainult Eesti riigi teema, eks. Aga mida me siis selle analüüsi valguses oleme teinud tõesti need nii-öelda madalalt noppinud õunad, et üks asi, mis me selle aasta alguses algatasime, ongi selline nii-öelda eesrindlikemate omavalitsustega väike selline teenuste arendajate võrgustik. Ja võtsimegi need, kes on tõesti selle analüüsist ka tulid välja, et kellel on parem seis, kellel on juba vaade oma teenustest, nad äriprotsess ei ole sõna, mis neid hirmutaks. Muidu keskmisele KOV-juhile ütled äriprotsess, siis ta me ei tea mingit äri siin, et millest te räägite. Et sellised mõisted ei ole lihtsalt neile nagu igapäevases elus tuttavad. Nad ei kasuta seda. Ja võtamegi need COVID ette ja me oleme nüüd kõigepealt nagu teinud seda, et lihtsalt nii-öelda tuttavaks saada täpsemalt, et mida üks või teine omavalitsus nagu teeb hästi, et mida annaks üle võtta. Et seda teenuste vaadet on põhjalikult umbes 4-5 omavalitsust vaadanud, mitte rohkem. Ja meil on seal praegu 7 omavalitsust, et me võtsime mõned veel sinna juurde, kes on just nagu ka e-teenuste osas olnud eesrindlikumad, nagu näiteks Rae, eks ju, kes on selle iseteeninduskeskkonna peale väga palju energiat pannud.
ja meil on siht see, et me kõigepealt saaksimegi KOV-i teenuste nagu üldise pildi ette, sest valdavalt nad ju pakuvad tegelikult ühesuguseid teenuseid, eks. Et on muidugi, tuli välja, et näiteks Tartu linnal on Raekoja kellamäng on ka teenus, eks. Et selliseid huvitavaid näiteid on loomulikult, aga Tartu suutis üldse vist 700 teenust kokku kaardistada, et tohutu hulk. Et seal on siis nii otsesed kui kaudsed teenused. Palju häid mõtteid, ma arvan, defineerimise küsimused, mida jah, just, jah. Aga need on kõik asjad, kuhu siis tegelikult omavalitsuse ressurss läheb. Nii et selles mõttes võib ollagi palju, aga keskmisel KOV-il ma arvan ikkagi üle 100 neid ei tule, aga alla ilmselt ka mitte väga palju, kui neid, sest see sotsiaalvaldkonnas juba on isegi keskmisel omavalitsusel umbes 30 toetust ja erinevat teenust nii-öelda. Et nad on nii ära ekseldatud. Sama valdkonna omad, jah, just. Ja, just, need on kohustuslikud. Täpselt, just, jah. Et ja siis ongi mõte, et nagu hakatagi neid natuke kõrvutada ja see kaudse mõte ongi see, mis ka seal analüüsis öeldi, et miks meile võiks nagu need protsessid olla ühetaolisemad rohkem. Ja siis on see, et ongi lihtsam ka neid ühiseid infosüsteeme sinna taha tellida, eks ju, ja ka võib-olla siis juhtidele selgeks teha, et tegelikult on mõistlik neid asju, mingeid asju teha sarnaselt. Et ei pea volikogu panema sinna mingi vimka sisse sellesse ühte teenusesse juurde, mis asja nii-öelda uppi keerab, eks ju, et aga jah, seda me ei saa kunagi välistada. Et see on alati nagu volikogu ja rahva nii-öelda esindajate õigus. Kas see on 80-20? Paindlikkus. Faktipõhiselt lihtsalt volikogule siis öelda, et see standard on nii-öelda juba olemas, tahate vimkat, väga hea, maksab 80. Jah, vot just, et see pädevuski tekiks, et keegi oskaks öelda. Sama on ka praegu, eks ju, aga et see kiht, mis on ühine, oleks võimalikult paks ja see oleks siis nagu ühtemoodi ka kontrollitav ja võib-olla keskselt kontrollitav. Aga nende infosüsteemide pakkujate, nende teenuse osutajate mõttes, kuna ma näen ITL-i ka siin, kes oli ka ju meie analüüsi kuulaja ja kommenteerija, et head pakkujad on need, kelle kliendid ei ole ainult omavalitsused, kellel on selge suund ekspordile, kes on ise piisavalt ambitsioonikad ja tugevad, kes kas litsentsiga või mingil muul viisil on ju, et nad ei paku teenust, nad ei ripu ainult selle ühe nagu tellija otsas. Et see vist on natukene nende voliste ja nende süsteemide viga ka, et kui nad juba ükskord püsti pandi, aga nad on ainult mõeldud sellele väga kindlale kasutajatele hulgale ja sealt ei tule seda visiooni ja ambitsiooni ja raha vastu, et siis ei ole arengut. Et pigem need, kes suudavad ise oma tooteid ja oma know-how'd pakkuda ka mujale, et nendega on parem ka omavalitsusel suhelda, on kindlam. Jah, ma lihtsalt selle veel ütlen mõte, et tegelikult ega see omavalitsusturg, see kohati ongi nagu nii-öelda selline turutõrke olukord, et ühelt poolt me näeme nüüd nagu kas või selle sama näiteks volise asemel püüame alternatiivi leida. Eraturu teenuse pakkuja ütleb, et neil ei ole huvi seda välja arendada, sest see turg on piiratud ja ebakindel on kas üldse omavalitsused, sest sinna taha tulevad piisaval hulgal, sellepärast, et see kuutasu ei saa enam olla nii väike, et omavalitsused on harjunud saama kõike nagu pool muidu, et 50-100 eurot kuus, et rohkem väga ei tahaks maksta ühe infosüsteemi eest, eks. Ja need arvutised lihtsalt arvutised näitasid, et kui sa teed ainult omavalitsustele selle konkreetse infosüsteemi arendad, siis mingi 500-600 eurot kuus on miinimum, mida küsida ühelt omavalitsuselt, aga seda nad paraku paljud ei ole valmis maksma. Et meil on nagu sellised käärid siin. Teeks ühe väikse ekspordi kõrvale põike. Et kui ma kuulen, et see turutõrge ja pisike turg, kas need ettevõtted ei ole need, kes tegelikult ambitsiooniga nagu välja võiks ka nende lahenduste nagu pakkumisel olla? No see analüüs näitas, et seal on üksjagu on selliseid mees- ja koerfirmasid, ütleme niimoodi. Aga mitte need, kes seal tagareas istuvad. Tervitamise eksportivaid ettevõtteid, ma saan aru. Et on nagu väga häid näiteid, kes tegelikult on oma selle teenuste paketi, ütleme, et laiemdanud kõvasti, neil on palju tooteid, eks ju, neid, kes ekspordivad, aga et ma arvan, et natuke rohkem on vist neid, kes pigem on nagu selle ühe toote peal. Väga huvitav. Ma tahtsin selle, kui ma kokkuvõtetesse pikkida selle sisse, kui sa ütlesid, et riik elab omas mullis ja
ja vaata, kui Covicu ta ise saab, siis mida esitluskeskus näeb, on see, et riik elab, et las riik elab omas mullis, aga Covid tulevad siia selleks, et õppida ja digitaliseerida. Ehk siis see on täiesti vastupidine nagu olukord. Me peame tunnistama seda, et need Covid on väga suured, mõned ka, aga siiski me näeme ikkagi jooksvalt nende niinimetatud avaliku sektori delegatsioonide hulgas väga-väga palju omavalitsusi. Ja mõnes riigis ongi keskselt väga raske sellist suurt digimuutust esile kutsuma hakata ja pigem alustavad omavalitsused või mingid kindlad piirkonnad, regioonid, nad tulevad siia ja nad otsivad ju keda, nad otsivad siit Eestist partnerid, kes omavalitsuse lahendusi on teinud. Et selles mõttes ma annan küll siit nagu sõnumi kaasa, et mõelge selle peale, et kas see mees ja koer tüüpi, aeg oleks kasvama hakata ja aeg oleks mõelda ikkagi nagu natuke laiahaardes. Mina sean selle teema ära sellega, mida Erika ja Karmen enne esitlesid, ehk digitervis. Meie naabermaades Soome, Rootsi on ju tervis, valdkond on hallatud omavalitsuste või maakondade poolt. Soome tegi ära väga suure reformi, pani 4 vist või 5 erinevat ringkonda, kelle käes on nende otsuste tegemine. Aga see on täpselt sama näide, et sul on sisu teadmine, nii-öelda äri on, eks ole, korrastatud ja siis on võimalik seda infotehnoloogiliste vahenditega toetada kuni täiesti imeliste asjadeni, mida ma kuulen, kuidas tõesti neid samu andmeid nagu kogutakse, kasutatakse, see on turvaline, see on koosvõimeline, selle najal tehakse uut innovatsiooni, tooteid ühes Rootsi maakonnas, ühes Soome maakonnas võin näiteid rääkida. Aga need, kus ei ole seda tehtud ja osalt Rootsi kuulub sinna, Taani samamoodi, Norra samamoodi, nad ongi hädas, nad ongi selle sama infovahetuse ja selle haldamisega hädas, sest nad tunnevad samamoodi nagu meie 79, et igaüks peab oma elevanti hakkama välja mõtlema. Ja nad on väga jõudnud sellele arusaamale, et nad ei taha seda enam teha. Okay. Tuleme korraks tagasi, Katrin, nende lahenduste juurde, et see võrgustik tuleb nagu mõistlikult. Kas midagi on veel juba hästi konkreetselt või käega katsutavat? No see võrgustik nagu oli praegu selle teenuste osas, aga tegelikult me ka nagu seesama see Eesti infoturbe standard, mida Hille mainis, eks? EITS, jah. Et ma ei tea, kui paljud on kursis, et enne oli ISKE ja nüüd tuleb EITS ja kohalikud omavalitsused, et nendel on ka nagu see kohustus ja nüüd tuleb neil ka auditi kohustus, mis teeb veel märksa keerulisemaks selle rakendamise ja tõesti seal tuleb teistmoodi vaadata, et nüüd me oleme ka liidu poolt nagu selle teema fookusesse võtnud rohkem, et RIA on ka seda nüüd rohkem õnneks, et nad ka seda omavalitsuste poolt seal siiski, sest ega see nende huvides ju ka samamoodi ei ole, et kogu aeg need omavalitsused nagu häbiposti panna. Et seal on nagu ka väike selline koostöö rakuke tekkimas, ütleme siis nii, ja me oleme sellist keskset dokumentatsiooni nagu püüame, mis abistaks neid selle rakendamisel, et selline nii-öelda rakendusjuhend, et kuidas nii-öelda EITS kasutusele võtta, et sellise dokumentatsiooni praegu teeme. Ja uut arengukava tegelikult nüüd planeerime, jah, nad on kõigepealt seda strateegilist vaadet, eks ju, et kohalike omavalitsustega, et siis leppidagi kokku, et mis need lahendused ja mis need suunad on, kuhu omavalitsused keskselt võiksid liikuda digivaldkonnas. No siis on ka platvorm olemas, millega riigiga suhelda ja läbi rääkida, eks ole, et ikkagi kas või see muudatus, mis praegu tehakse nende omavalitsuste eelarvete ümberjagamisega üldse, et seal IT-d nagu ära ei unustataks. Sest meil oli ka üks nendest leidudest oli see, et viimase 3 aasta jooksul omavalitsuste eelarved IT osas ei ole muutunud. See on väga-väga vähesed näited, kus on nagu kus on suurenenud või on võimalik sinna midagi panustada, nii et enam-vähem samade ressurssidega, mis on nii õhuke. Tuleb ikkagi ja kas sul pädevust ei ole, et küsida või see, ei tea, mida mõistlikku teha, ega siis rahast pigem mis veel on üks selline oluline ja võt nüüd rahast, mis on hästi selline positiivne nüüd üsna viimase kuu teema, et nüüd see suur uus euroraha nii-öelda see 2021+, et ka kohalike omavalitsuste IT sai nüüd majandusministeeriumi siis sellises digipöörde meetmes sai täitsa eraldi nüüd siis nagu fookuse, nii et meie saame seal kohalike omavalitsuste jaoks ka nagu keskseid asju lõpuks küsida, et selles mõttes asjad ikkagi on hakanud nagu vaikselt liikuma. Väga hea, aga mulle tundub, et mis aeg näitab seal 53, 7 minutit ja kas meil on veel mõtteid tekkinud saalist?
Aitäh, väga hea diskussioon ja te rääkisite väga palju just viimases osas sellest partnerlusest ja partnerlus eraettevõtetega ja siis omavalitsustele omavahel, et paneks nagu seljad kokku. Kas riik on ka hea partner? Selles mõttes enne käis ka jutt läbi, et omavalitsused on justkui nagu käega kogu aeg riigi pool, aga võib-olla see on natuke põhjendatud ka, äkki peakski olema. Et siit viimase vestluse osas käis, et hästi palju keskseid standardeid ja see regulatsioon on kindlasti hea, et me täpselt toimetamegi samasuguste reeglite järgi kindlasti, aga riik ei saa ju ometi olla ainult see, kes piitsa annab kogu aeg. Et natukene peaks kuidagi aitama ka ja kui te just alustasite seda paneeli, siis minu meelest üks keskne mõte, kui me räägime sellest personaalsest riigist nagu riiklikul tasandil, siis jällegi inimest tegelikult ei huvita, kus ta saab lahenduse oma probleemile, ta lihtsalt tahab oma elu elada. Siis, et miks Rae vald, Viimsi vald peab oma eesti.ee tegema? Miks ma ei võiks kodanikuna sisse minna eesti.ee-sse, valida sealt oma KOV-i ja seda mööda leida oma omavalitsuse, on ju. Et kas siit on õigus nõuda nagu riigi poolt ka natukene ikkagi abi? Ja ma arvan kindlasti, et kui me räägimegi sellest personaalsest riigist, siis ma arvan, et ilma riigi toeta seda tegelikult ei tule. Et siin lihtsalt ei ole nagu võimalik ainult kohalike omavalitsuste ise otsustamisele ja oma ressurssidele kuidagi mõelda. Et nagu ma rääkisin juba see, et kolmandikul polegi sellist iseteeninduskeskkonda, mis siis suhtleks riigi, näiteks kas või selle Eesti.ee mingisuguse keskse kohaga, et selle peab nagu kuidagi ära lahendama. Et neil on nagu ja kõik need liidestused ka sinna juurde. Mina toon selles mõttes tagasi ühe sammu, et jah, üks on see elanikele mõeldud kiht, need otsesed teenused ja siin sa ütlesid, et neid ei olegi kolmandikul omavalitsustel. Aga see administratiivne või see tagatoa kiht, kui ta ei ole sama oluline, siis ta on veel olulisem, vabandust, aga see peab olema, sest see toetab ju seda interface'i või see toetab seda, mis on nagu inimesele näha. Et ma arvan, meie analüüs oli ikka eelkõige selles mõttes, et need tagatoa asjad tuleb ka ära konsolideerida, ühtlustada ja need peavad olema samadele nõuetele vastavad, mis riik on pannud korras ja kui siis on vaja, et riik sinna ka oma toe annab, siis tuleb see tuleb välja küsida. Aga ma annan panelistidele mõlemale võimaluse vastata sellisele küsimusele, et kuna see on kõneisikute koolitus ja see on nagu õpime, et rääkida Eestist välja Eestist. Mis me siis nüüd? Mis see sõnum nagu tänasest paneelist oleks, et see oleks nagu aus, on ju, et see oleks aus just nende probleemide vaates, mida me täna siin rääkisime, et mida me siis soovitame öelda? No, esiteks mina oleks empaatiline nende välisdelegatsioonidega, kes tulevadki siia otsima seda, kuidas koosvõimet teha ja kuidas erasektorit kaasata ja partnerlust nagu rajada, nii et on võrdne juurdepääs ja kõik saavad näiteks neid teenuseid osutada, et mina oleks empaatiline, ütleks, et näed, meil ei ole ka siin nagu selles kihis võib-olla veel ära lahendatud need asjad, aga on viisid, kuidas seda teha, meie saame seda võib-olla pakkuda siis nagu riigi näitel ja omavalitsused liiguvad sinna poole. Jah, et tegelikult kui meil on välisdelegatsioonid käinud, siis lõpuks isegi kui me räägime e-teenustest või KOV-i-vaatest, siis lõpuks me jõuame ikkagi sinna aruteluni, et mis need põhiteenused on selle konkreetse riigi omavalitsusel ja meie omavalitsustel. Ja siis tihti me näeme, et seal ikkagi ei ole nagu vaata need samad ja sealt juba hakkavad nagu need lahknema natukene need lahendused, eks. Et ei saa nii hästi võib-olla üksteiselt üle võtta, küll, aga nendes teemades, kus on nagu sarnasusi, et seal küll me nagu saame seda sellist koostöö mõtet nagu mõelda, eks ju, või seda üksteiselt õppimise mõtet. Või kas seda sama IT-valdkonna juhtimist, eks ju, et milles see tegelikult seisneb, mis rolle on seal vaja, kuidas panna need niimoodi, ütleme, lihtsal inimlikul talupoeglikul moel need kirja, et see ei pea mingit ohutusstrateegiaid jumala eest tegema, vaid lihtsalt leppima kokku, et need on asjad, millele me tähelepanu pöörame, sinna paneme ressursid ja siis hakkame vaatama, kus need ressursid tulevad, kas me teeme projekte, küsime riigi käest või saame ise hakkama.
ja ega välisriigi külalised on ka alati tunnistasid, et omavalitsuste koostöö on keeruline. Nii et selles mõttes me oleme alati jõudnud nagu sellesse punkti, et et siin nagu võib-olla on mõistlik mingisuguseid hoopis uudseid koostöömudeleid mõelda, mida saaks nagu üle riikide, et see ei ole ainult nagu IT küsimus tegelikult, see koostöö, et see on teistes valdkondades ka. Et mis on nagu, ei ole üldse nii lihtne ja see ei ole ainult meie mure, tuleb välja. Et ka teistel riikidel on see probleem. Suur tänu. Ma julgen öelda, et ja. Tohib, mul tekkis huvi, et Katrin vist mainis seda sama, et mingi volise uus lahendus ja ma tean ka, et kogu aeg räägitakse volis 2.0-st või 3.0-st, et millal sellele lootust on ja sest mina vaatan asja sellest küljest, et me Erigi Akadeemiaga teeme just omavalitsustega koostööd kaasamise vallas ja tegelikult sellist head digiportaali või digilahendust kaasamiseks ei ole, sest see praegune volis, no andke andeks, see nagu sellena ei tööta ja omavalitsused ise on õnnetud inimese vaates või kodaniku vaates, ta ei ole midagi tänapäevast ja samas Tartu linn, me ise alustasime Tartuga kaasavat eelarvet, siis me nägime palju vaeva, et sellele lisada mingeid funktsionaalsusi, et ta võimaldaks kaasamist, midagi ta võimaldab, aga praegu on olukord hästi nutune, et kui Tartu tahab seal mingit minimaalset väikest muudatust teha, siis täpselt nagu Ille mainis, et pange lauale 6000, et see on täiesti absurdne, et minu arust selle järgi on hästi karju vajadus, kusjuures seda absurdsem olukord, et selliseid vabavaralisi ägedaid kaasamislahendusi omavalitsustel on olemas, need samad Islandi platvormid, kui me neid katsetame, siis omavalitsused ütlevad ise ka, et nii äge, et seda tahaks kasutada, aga kuskil on mingid käärid ja auk vahel. Seal on see teenusepakkuja küsimus on ju, et ka nende vabavaraliste toodete puhul, et keegi peab omavalitsusele tuge pakkuma, sest ise nad nagu ei majanda kuidagi, keegi ei tõmba nii-öelda koodi endale alla ja nad ei oska lihtsalt seda kasutusele võtta niimoodi. Et seal jääb tihti teenusepakkuja taha ikkagi, et kes nagu seda reaalselt ikkagi toetab ja kuskile majutab ja nii edasi. Aga volise osas, meil on see hea uudis, et me tõenäoliselt järgmine aasta saame selle töösse panna, aga esialgu ainult siukse minimaalse tootena ja omavalitsusi hetkel huvitab nagu see istungite, seal see hääletus, see, et omavalitsused saavad teha volikogu ja muid istungeid virtuaalselt, hääletada salajaselt ja nii edasi, et see on selline baasasi, mis peab nagu olema neil olemas, et muidu teevad seda Teamsis või Zoomis, eks, et aga see nagu päris okei ei ole. Ja siis sinna tuleb kindlasti juurde ka see rahvahääletuste pool, aga ma veel ei julge lubada, kuivõrd võimekas ta tuleb, et ma arvan, et selle tootega me liigume niimoodi samm-sammult edasi. Et kõigepealt nii-öelda selline miinimumtoode. Korraks, kuna mul juba mikrofon käes on, et võib-olla tooks ju veel selle kodaniku vaatega ikkagi osadele nendele omavalitsuste e-teenustele, et ma ütleks, ma ei tea Tallinna omi, ma olen Tartust, aga need osad Tartu lahendused, et ei samuti jällegi, et sellise kasutajasõbralikkuse ja kõige poolest nad ei kannata kriitikat, see sama Arno, mida ma olen sunnitud aeg-ajalt kasutama, sükse elementaarse tegevuse nagu, ma ei tea, lapse koolilõuna tasumiseks ma juba nagu haaran peas, sest see ei ole loogiline, see ei ole mugav teenus, et kes peaks survet avaldama või kuidas see tekiks, et ma ei tea, siis ma kodanikuna pean kuidagi teistmoodi veel rohkem ja riigil on ju usability nõuded ka ametigi tehtud, eks ju. Mulle tundub, et uus paneel hakkab tund aega hiljem, kui me oleme suhendanud seda teemat siin, et jah, palun väga. Jaa, ma kuulasin või tekkis siuke mõte, et kui te rääkisite, et paljud omavalitsused käivad Eestis, oleks ju teada saamas, et kuidas meil siin läheb. Kas meie käime ka kuskil ise vaatamas, kuidas läheb? Mul lihtsalt üks näide, mis kohe tekkis, et rootslased ütlevad, et nende e-riik on nagu doonat või see sõõrik, eks ju, et neil puudub keskne juhtimine ja kõik omavalitsused peavadki selle tõttu hästi tugevalt omavahel koostööd tegema ja nad on loonud seal mingisuguseid lahedaid sünergiaid igasuguste teadusasutustega ja innoveerivad seal täiega. Et selle tõttu mul tekkiski küsimus, et kas meie käime kuskil uurimas, et kuidas moodi nagu seda omavalitsuste koostööd saaks tõhusamalt teha?
ma arvan, tähendab, et siin on mingid koostööprojektid olnud, aga mitte võib-olla niivõrd selles digivaldkonna spetsiifilised, et see kindlasti on nagu selline hea mõttekoht, et kuhu võiks nagu minna õppima just nendele nii-öelda et meil käivad tihti külas need, kes tahavad meilt õppida, eks ju, aga et just, et me ise saaks minna seda digivaldkonna koostööd õppima, et ma arvan, et see on täitsa hea mõte. Nii, aga nüüd on meil aeg läbi. Mina tänan, minul on väga hea meel selle üle, et me Eesti omavalitsuse teema oleme niivõrd ägeda paneelide siia ruumi toonud, et see on esmakordne. Mulle tundub, et see vaiba alla lükatud probleem, mis umbes 15 aastat see pall on muudkui allapoole kukkunud, et see olukord hakkab nüüd muutuma ja me saame varsti rääkida sellest, kuidas meie KOV-id on digivõimestatud. Aitäh! Aitäh!